Reisikirk on teil ikka terve elu olnud? On küll. Ma käisin purjetamas ja langevarjuga tahtsin ka hüpata, aga ema ei andnud allkirja ja ilma ei lastud. Et muidu olen ma üritanud kõik asjad ära teha, mis teha annab. Ma olin alpinist ja siis sai mõned korrad mägedes käidud. 3. järgu sain ka kätte mägironiimises. Aga siis tuli juba elu peale ja enam mägedes ei käinud. Oli liiga ohtlik. Sest mägedes eksitakse ainult üks kord. Ja hiljem ma olen teinud bussireise mööda Euroopat. Kust tuli teil 6 aastat tagasi idee, et sõidaks õige talveks ära soojale maale? See hakkas üsna pragmaatiliselt, et olid lumerohked talved ja ma ei jaksanud nendest hangedest läbi trügida. Jalatsid olid rasked, riietus raske talvel. Ja ma tundsin, et ma ei saa enam hästi hakkama. Helistasin tuttavale giidile, kellega ennem sai Euroopas käidud, et kas on kusagil üks niisugune maa, kus ma saan talve jooksul olla õhukeselt riides ja saan oma pensioniga hakkama, sest mingit muud raha ei ole. Tema ütles, niisugune maa on täitsa olemas. Nuveiba. Ma polnud kuulnudki sellest kohast ennem. Peale raamatukogust loetud reisikirja Nuveibast otsustas Aita, et just sinna ta lähebki, üksi ja teadmata ajaks. Tuttav giid aitas osta lennupileti ja tellis vastu takso. Nii istuski tragi naine ühel novembrikuhtul Sharm el Sheikhi lennujaamas masinasse ja palus end 200 kilomeetri kaugusele Nuveibasse sõidutada. Keelt purssides ja öömaja omamata jõudis Aita siiski südaööks turvaliselt ühte kämpingusse. Tänaseks on Aita seal mereäärses turismilinnakesest veetnud 6 viimast talve. Te olete aastate jooksul vahetanud seal palju elukohti. Kus te praegu peatute seal? Ma rentisin ühe maja. Mulle meeldib privaatsus ja see on täiesti omaette. See on niivõrd kõrge aiaga, et ma võin seal aias dussi võtta. Jah, see on täiesti omaette olemine. Seda ma naudin. Mis tingimused teil seal on? Kõik, mis eluks vaja. Köök, 2 tuba. Mul on seal võrkkiige, milles ma magan öösiti jõues. Et ma kuulen mereloksu ja siis ma jään paremini magama. Mida teie lapsed ja lapselapsed arvasid sellest, et te sõidate nüüd ära? Eks nad olid jahmanud, et mis vanaema jälle ette võtab. Aga ei suurt protestimist ei olnud. Et las siis läheb, kui ta minna tahab. Eks ma olin natukese šokeeritud, et ei ole enam 20. Ja ta pikka aega ju ei reisinud kuskil, ta oli üsna kodune ja maal ja siis äkki. Aga kui ma nägin, et see mõjus ta tervisele väga positiivselt, siis oli suhtumine muutus teiseks. Et nüüd ma olen aastate jooksul näinud, et kui ta sealt tuleb, siis ta on energiat täis ja tegutseb ja suve lõpuks siis hakkab vaikselt niimoodi ära vajuma ja kustuma. Siis läheb jälle Siinaile. Kuu aja pärast seisab juba 1 jala peal autokatusel püsti. Et seal ma sain endale uuesti jalad alla, kui mul siin Eestis oli väga raske liikuda ja on praegugi natuke raske. Siis seal ma sain ennast uuesti liikuma ja päris kiiresti. Et kui ma alguses istusin iga natuke seadagant kusagile trotuaari ääre peale, siis mõne aja pärast ma käisin pikad maad maha ja polnud häda midagi. Vaat seal on see hästi soolane merevesi ja ma ei tea, mis mineraalidega see veel on, et ta mõjub nii tervistavalt. Kõik, kellel on liigesehädad, saavad seal sellest lahti. Alguses oli see täielik eksootika, kui ma läksin ujuma ja mitte üht inimest mitte kuskil. Mina üksi päini, terve punane meri minu jaoks. See oli täitsa vägev tunne. Milline vanavanem Aita on? Tore, teeb hästi süüa, lõpus teeb väid sünnipäeva kingitusi ja igasuguseid muid asju ka veel. Vahepeal mõni talv ta võiks Eestis olla, kui ta nii külm ei oleks. Ja või siis vahepeal ma mõtlen, et küsin ema käest, et kas ma saaksin ka mingi päev veel Egiptusesse minna. Milline see teie tavapärane päev seal Siinail on?
Eks ta on ikka jõuda inimese elu, teen, mis mulle meeldib. Kui tahan, loen raamatut, kui tahan, istun arvutis. Et selle arvuti ma ostsin siis, kui ma olin sinna minemas. See oli esimene arvuti ja siis tehti mulle kiires korras selgeks kõige vajalikumad võtted, mis ma selle arvutiga teha saan. Need Facebook või siis käin kusagil väljasõidul, tripid, safarid, kas džiibiga või kaameliga või kuidas kunagi. Paar korda aastas käin paastumas kõrbes ja mägedes. See on üks väga mõnus asi. No seal on palju eestlasi, kellega vestelda. Tulevad ja lähevad ja ega siis poodides käia ja süüa teen ja nagu ikka. Eesti pensioniga on võimalik seal ära elada? Täiesti on võimalik ära elada ja on neid, kes hoiavad selle rahaga isegi veel kokku. Minul see ei õnnestu, mina oskan kõik ära kulutada. Võiks rohkem olla, kulutaks ikka ära. Noh, rent tuleb, sel aastal on ta siis võib-olla 1500 poundi, jagage see 20-ga. Ja erinevates kämpides on jällegi erinevad hinnad. Ja need hinnad on tihtipeale kokkuleppelised, kui ikka inimene ütleb, et ikka mul ei ole ja ma ei saa nii palju ja siis lastakse ikka jälle hinda madalamaks ka. Pes, et sa kohale jääd. Eestis sööme ära umbes 200 eurot kuus ja seal tuleb see umbes sama. Nii et jah, pensionist tuleb välja. Mulle meeldivad sealsed inimesed, nad on väga külalislahked, väga vastutulelikud. Aga kui on tegemist äriga, siis ei ole mingit sõprust. Kui on võimalik sul ikka nahk üle kõrvade tõmmata, ilma kõhluseta. Kas algusaastatel saite seal ikka tüssata kõvasti? Jah, ikka. Kooliraha tuleb ikka maksta. Kuigi ma püüdsin olla väga tähelepanelik. Aga ikka oli pärast, et näe, ikka tõmbas mind alt. Ma avastasingi, kui ma olin seal esimesed kuud olnud, ma käisin mööda linna ja äkki märkasin, et ma naeratan oma ette. Mitte kellelegi, mitte millelegi, lihtsalt lähen ja naeratan. See oli nii kummastav. Kõrv ja mäed on minust nii hea. Ja siis see kõrbetuul. Nagu maailmas polekski mitte midagi muud. Ja see on mõjub väga vabastavalt. See tuul puhub kõik minema. Proua Aital on ka üks unistus. Osta päris oma kaamel. Paljud inimesed, kes Aita tegemistele kaasa elavad, on juba andnud ka oma panuse, et proua südamesoov täide läheks. Et see ei ole mitte minu isiklik, vaid see kuulub meile kõigile, kes annetasid selle jaoks, kes tahavad tulla Eestist. Et noh, seal võetakse raha ju ka kaameli pildistamise eest. Et ma pakun kaamelit ratsutamiseks, silitamiseks, patsutamiseks, mis iganes. Kui suur osa teil juba kaamel ostuks koos on raha? No praegu on seal üle 500 euro. Kui palju üks keskmine kaamel maksab? Noh, 1000 kuni 2. Oleneb siis ka kvaliteedist ja ma tahan ikka niisugust ilusat kaamelit ja kellega saab, keda ei pea kartma, kellega võib julgelt suhelda. Eks ma hakkan rohkem kõrbes olen oma kaameli juures.